kogemused, mida meie esivanemad kunagi on ise läbi elanud ja järgmistele põlvkondadele edasi andnud. No näiteks muinasjutud, rahvalaulud, aga ka tunduvalt praktilisemad oskused nagu näiteks haabiaehitus. Kas te teate, mis on haabias? Nüüd ma palun uuesti käega tõsta, kes on kuulnud seda sõna, mis on haabias ja teab, mis see on? Mitte keegi. No siin, härra teab. See on arusaadav, et te pole kuulnud, sest te olete Võrumaa lapsed. Haabiaga ei ole siin väga palju peale midagi hakata. Mina, kes ma olen pärit Viljandi maakonnast, mis piirneb sellise alaga nagu Soomaa, siis seal on haabiaga väga palju teha. Näete, siin all on üks pilt ka. Pisut tudunena ta paistab siin, aga see on üks vana kiivikaadel sellest, kuidas Soomaal inimesed haabiaga sõidavad. Haabias on ühest puust valmistatud väike paat. See on eluliselt oluline asi, eeskätt just sellistes kohtades, nagu seda on Soomaa, mis iga kevadel ja tihtipeale ka sügisel üle ujutatakse, kus aeg-ajalt tuleb hobusele heina viia kas parvega või mingi muu veesõidukiga. See on eluliselt igapäevaselt oluline sõiduvahend ja tööriist. Aga selleks, et põlve järel inimesed sellest kohas saaksid elada, peavad nad teadma ka järgmise ja ülejärgmise ja üle-ülejärgmise põlve jooksul, mis moodi siis seda hääd tööriista valmis teha. Ja seda aega, uskuge mind, mil on need asjad kirja pandud või me oleme saanud pilti teha ja veel enam kuhugi ekraanile lastele näitamiseks panna. Seda aega tegelikult on olnud väga vähe. Palju rohkem on olnud seda aega, kus on elanud pärimus. Siis see, mis elab inimese sees. Kui üks noor mees teeb vanaisaga koos valmis ühe haabia, mis muide võtab 2 aastat aega ja koos puu otsimisega võib-olla veel pikemalt. Kui tema on selle endast praktiliselt läbi lastud, oma kätega selle valmis teinud ja tundnud seda, kui raske see on või milline rõõm sellest lõpuks tekib, siis oskab ta kindlasti seda ka oma lastele ja võib-olla lastelastele ja lastelastelegi edasi anda. Niisiis, siit me tuleme selle kõige olulisem. Pärimus on emotsioon, mis meie sees on. Täpselt samamoodi, nagu lõppude lõpuks ka see sama riik, kus me elame, on emotsioon. Mida positiivsemaks me ise need emotsioonid enda jaoks teeme, mõnusam meil on, seda õnnelikum me oleme. Aga pärimus ei ole ju ainult lihtsalt need emotsioonid, vaid tunduvalt laiem mõiste ka, siis põlvest põlve edasi teadmised, oskused, kombed. Et teisisõnu kultuuri kuulete te enda ümber ju kogu aeg. Sellest räägitakse sageli. Aga mis on kultuur? Mina ei oska seda seletada. Aga lihtne on seda öelda, et oskus olla näiteks eestlane, või oskus olla venelane, oskus olla rootslane, kes iganes. Või oskus olla võrokke, oskus olla haanja mees, oskus olla seto, oskus olla mulk või midagi muud. Et see on lõppude lõpuks igaühe enda otsustada. Jutt ei läheks pikaks ja keeruliseks, siis tulen ka muusika juurde. See on nüüd siis see, millest ma oskan targutada, aga väga vähe ise kaasa teha. Mis siis on see pärimusmuusika? Nimelt Ungari helilooja Zoltán Kodály on öelnud, et rahvamuusika, mis tegelikult on täpselt seesama, mis pärimusmuusika, see on lihtsalt erinevad sõnad. Rahvuse muusikaline emakeel. Kui te tähistate koolis riigi sünnipäeva, Eesti Vabariigi aastapäeva, siis räägitakse alati teile ka eesti keelest. Tähistate ka emakeelepäeva. Teile räägitakse siis ka eesti keelest. Te teete kirjandid. Te näete väga palju vaeva, et olla head eesti keele oskajad. Siis tekib küsimus. Kui me usume seda, et rahvamuusika on meie muusikaline emakeel, siis kas me võiksime ka seda sama hästi tunda? Mina arvan, et jaa. Kahetsen, et ma seda varem ei ole väga palju endas arendanud seda poolt. Sest eesti keelt ma oskan.
aga eesti emakeelt muusikalises mõttes võib-olla pisut vähe. Tegelikult ei ole see kõige olulisem, et sa oskad mängida nõnda pilli. Või kui laulad, on juba väga tubli. Aga kõige tähtsam on see tunnetus, et sa läbi muusika tunnetad oma juuri. Ja seda on meile väga palju rääkinud selline Eesti üks tuntumaid heliloojaid Veljo Tormis oma regilauluseadetega ja väga palju loominguga veel, mida ta on oma pika elu jooksul Eestis teinud ja kindlasti teeb veel. Kuidas see siis kõik riigid on seotud? Põgusalt ma sellest juba räägin. Selleks, et rahvusriik ehk eestlaste riik võiks olla see, mis on põhiseadusesse kirjutatud. Eesti riik ongi loodud ennekõike selleks, et siin säiliks eestlaste rahvuskultuur. Ja pole palju öelda, et eestlaste pärimuskultuur. Siis selleks ongi oluline, et see pärimuskultuur püsiks elus, sellega koos, selle ühe olulisema osana siis ka rahvuslik emakeel ehk elab pärimusmuusika. Selleks loodigi Eesti pärimusmuusika keskus, kust mina teie juurde täna tulin. See paikneb maja ja asutuse poolest küll Viljandis. See on lihtsalt saatuse käsi, mis otsustas ühel hetkel nii, et tegelikult kui pikemalt ette minna, siis ühel hetkel saatuse käsi otsustas, et Viljandisse luuakse kultuuriakadeemia, mis tegutseb seal väga edukalt. Praeguseni on nüüd Tartu Ülikooli alluvuses. Ja kultuuriakadeemias õpivad ka pärimusmuusikud. Ja selle eriala esimese lennu õpilased, tudengid ühel ajahetkel tabasid ära, et Eestis tegelikult see rahvuskultuur, pärimuskultuur ei ole tegelikult sugugi mitte nii elus, kui ta võiks olla või kui me arvame seda tihtipeale olema. Me käime sadade tuhandete kaupa laulupeol, me käime tuhandete kaupa tantsupidudel, me paneme rahvariideid häämeelega selga, mõned ei pane väga häämeelega, mõned panevad. Aga kas see kõik juba automaatselt tähendab, et see rahvuskultuur tegelikult ongi elus? Et meil on ta olemas ja siit sees? Ei tähenda. Elus on ta alles siis, kui inimene seda tõepoolest oskab enda sest läbi lasta. Ja leiab sellest nüüd siis need asjad, mis talle tõeliselt meeldivad. Kui mulle meeldib parmupilli mängida ja ma tahan sellele pühenduda, siis ma sellele pühendungi. Ja sellest sünnib minu õnn. Ma tahan laulda, siis sellest sünnib minu õnn. Ja nii otsustasidki need pärimusmuusika tudengid saab Viljandi Kultuuriakadeemiast hakata korraldama sellised tõeliselt elusat, vahetut ja rõõmuküllast, just rõõmuküllast festivali nagu Viljandi pärimusmuusika festival, mida tuntakse laiemalt ka Viljandi folgi nime all. See on väga rahvarohke sündmus tänase päeva. Ja selle ümber hakkas siis tekkima üha rohkem mõttekaaslasi ja sündis ajapikku ka Eesti pärimusmuusika keskus, mille jaoks nüüd on Viljandisse valminud ka oma maja, mida kutsutakse pärimusmuusika aidaks, see on Viljandi Lossimägede veerel, kes seal käinud on kindlasti tähelepanu. Aga mida siis see Eesti pärimusmuusika keskus on ette võtnud selleks, et saaks selle Eesti pärimuskultuuri tunduvalt elusamaks teha, kui ta varem oli. Et seda ei peaks tehtama käsu peale. Et kui õpetaja käseb rahvatantsu ringi minna, et siis me läheme. Et kui õpetaja käseb koorilaulus osaleda, siis me läheme. Vaid et sellest kõiges oleks ka loomulikkust ja õnne sees. Ja need olulised asjad on siin teie ees. Esiteks muuta pärimusmuusika meie elu igapäevaseks osaks. Et ka koolis oleks muusika kosta, et lasteaedades, et tänavatel ja mis kõige tähtsam kodus. Et inimesed julgeksid musitseerida ja õpiksid musitseerimist üha rohkem. Ja siis on siin veel väga palju lisaanduvaid eesmärke sellel keskusel, mis kõik lõppude lõpuks kannavad seda sama kõige üldisemat eesmärki hoida seda kultuuri elus. Ja see viimane punkt, mis siia ette tuli just, on minu arvates, kui ma noorte ees sellest räägin, eriti oluline. Läbi selle, kui me oskame ise ennast
ja oma kultuuri nautida, oskame kindlasti lugu pidada teistest, kes meie ümber on. Olgu need venelased, lätlased, rootslased, lõuna-aafriklased, ameeriklased, kelle kultuur on väga segunenud, kes iganes. Oskus sallida on loomulikult ka õnne alus. Ja siin on lihtsalt siin slaidishow peal veel mõned näited ka sellest, mida Eesti Pärimusmuusika Keskus teeb, aga see ei ole praegu kõige olulisem.